julgelt öelda, et kuni 2008. aastani on taolisest materjalist ning sündmuste kirjeldusest Tartu piirkonnas must auk. Paraku läksid selle nahka ka 90-ndad. Küll tõesti andis oma tubli panuse toonane Tartu politsei pressiesindaja Peeter Rehemaa, kelle värvikad sündmuste kirjeldused Tartu Postimehes ning Tartu raadios olid rahva poolt palavalt armastatud. Pilte ning veel vähem videokaadreid praktiliselt polegi aga olemas. Tartu kandi juhtumiste televaatajateni toomise idee saigi suuresti tõuke krimiuudiste pealinna kesksuse tõttu. Alati juhtus midagi Tallinnas või Harjumaal, kuid kodulinn Tartu elas justkui mingis õndsas idüllis. Tegelikult pole see aga kunagi nii olnud. Ja eks samad mõtted tekkisid ka operatiivtöötajatel, kelle töö ja ponnistused jäid laias plaanis varju. Pikkade aastate jooksul on osa saadud kõikvõimalikest sündmustest ja see on omakorda pakkunud hea võimaluse näha ühiskonna muutumist ja riigi arengut. Alustades juba tehnikast, 2008. aastal oli kasutusel veel hulganisti masinaid 90-ndatest, mille üle sai ka nalja visatud. Ja seda tagumikkude arvu, mis neid istmeid nühkinud on, seda ei jõua töötundides ega tükkidena kokku lugeda. Politseil ikka väga vedanud, ja tervel riigil vedanud ja maksumaksjatel, et sai kunagi ostetud auto, mis teenis 99. aastast Eesti rahvast kuni tänase päevani välja. Nii polnudki fookuses vaid sündmused, vaid kogu eluolu ja ümbritsev. Areng on olnud ikka kõva näiteks tehnika poolest, et autod on meil paremaks läinud ja on siis autode peale meil tulnud siis nii-öelda arvutid, et kus meil on võimalik kontrollida inimeste andmeid, sõidukite andmed, et üldjuhul me saame ikkagi kõik vajaliku info sealt enda jaoks kätte. 8-7 kuulab. 8-7, ole hea, hüppa sina läbi Roosi korteris 7A. Rahu rikkumine, teatajan korteris. Et läheme käime siis seal väljakutsel ära. Tahest tahtmata käib selle töö juurde rohkelt momente, mis liigutavad hinge ning alati ei pea ka kõik ekraanidele jõudma. Teisalt on aga pahatihti just traagiliste sündmuste juures ennetussõnum kõige olulisem. Seal tuleb leida tasakaal ning õige tunnetuse annabki just sündmuspaigal toimetamine. Õnneks on surma ja asjatut vägivalda jäänud tuntavalt vähemaks. Tuleb tõdeda, et kogu Lõuna-Eesti sündmuseid nähes olid tumedaid toone ühel hetkel liigagi palju. Need asjad on paratamatult küll selle valdkonna osaks, kuid öid ja päevi täidavad pigem elulised sündmused, et mitte öelda lausa jaburad. Mõned maad tappu. Pange kirja. Ära mürise. Mina mürise, ma räägin. Esialgu ei tahtnud nad kuuldagi kainestusmajast ja väitsid, et suudavad ise varjupaika suunduda. Kuid selline kõndimise näide politseinikes kindlust ei tekitanud ja nii otsustati kutsuda politseibuss, mis toimetas selle abielupaari kainenema. Meenub ka juhtum, kui õise vahetuse hakul teatasid lähedased, et kaduma on läinud 19-aastane tütarlaps. Tüdruk ilmus aga välja ootamatus paigas. Varahommikul said päästjad ning turvatöötajad alarmi Narva maanteel asuva Maxima juurde ning üsna pea kaasati ka politsei. Öösel kella 4 paiku sai politsei väljakutse Narva maantee Maximasse, kus siis oli kauplusesse jäänud noor tütarlaps, kes siis oli peitnud ennast proovikabiini, võtnud sinna kaasa erinevat alkoholi, maiustusi. Selgus, et tegemist oli selle sama kadunud tütarlapsega. Tuletõrje alarm hakkas tööle, kuna neiu väljus kauplusest avarii ukse kaudu. Kohale saabunud patrull leidis kauplusest viinapudeli ja mahlapaki kaasa haaranud tütarlapse sündmuskoha lähedusest. Proovikabiinis oli 3-4 väikest alkoholipudelit maas, et ta oli korralikult joobas.
võta nüüd kinni, kas selline lahendus peoks oli just kõige parem mõte, kuid igal juhul toimetati neiu edasi turvaliselt kainestusmajja ja lähedased ei pidanud enam muretsema. Kauplus lööb oma kahjud kokku ning vaatame turvakaamerad üle, et siis saab otsustada, mida ta siin täpselt on teinud. No tšu, normaalne. Ta on täielik pätt. Ta on nii, ta käib pidevalt. Mina olen Jüri Moskvast. Ma tulin siia tankliketti varastama. Kuule, sul on süükne võtmed olema. Võtsime natukene viina ja ongi kõik. Ja kui tahad, tule sanatki sööma. Palju kohe vaja. Politsei, kõike. Mingi reporter. Mõned näod kipuvad korduma läbi aastate. Siin näete, kuidas liiminuusutamist harrastanud Egert läks sõbramehega tülli ja politsei sekkus. Koti pärast või? Atseptoni pärast kaklasite või? Nii sama omavahel, jah? Ja mille pärast, mis see tüli põhjus on? Mis see tüli põhjus oli teil? No tema võttis minu käest koti ära, mina võtsin tema käest ära ja niimoodi. Ei jaganud oma kraami ära, jah? Jah. Kuule, aga selge sinu. Mine nüüd ära koju, vend tuleb kunagi hiljem järgi ja ärge pullige. Räägi ausalt, millal tegid viimati? Siin on aga sama mees käesoleval aastal, pärast seda, kui on taas amfetamiini tarvitamisega vahele jäänud. Iga jumala kord, kui ma selle auto maha võtan, on siin peal üks inimene, kes on tarbinud narkot. Teab nüüd, kas heaks uudiseks on see, et mees erinevaid aineid tarvitades siiski eluvaimu sees hoida on suutnud. Või halb uudis, et ta ikka ja jälle huviorbiiti satub. Kõik see on elu meie ümber ja eriti oluliseks muutuvad jäädvustused kaugemas tulevikus, kui aitavad eluolu ehk paremini mõista. Hetkel on ajad aga edasi läinud ja kuigi inimesed on mingil põhjusel eriliselt tundlikuks muutunud, püüame siiski jätkata asjadest rääkimist nii, nagu need on. Ja